osalege Rail Baltica rahvahääletusel. Seda saab teha veebilehel erekond.ee. Täna siin näitame Tallinna inimestele, mismoodi Rail Baltica hakkab maaelanike radasid muutma, kuidas sõidetakse läbi nende elukohtadest ja teedelt. Tule kindlasti osale ja avalda oma arvamus, seal on mitmeid võimalusi seda teha. Meil ei ole vaja uut Saaremaa süvasadamat, mis läks nagu ta läks. Just, ega see on läinud Koidula piiripunkti. Mina olen Rail Balticaga seotud Eesti Geograafia Seltsi kaudu aastast 2011, kui me tegime esimese sellise rahvakoosoleku Rail Baltica ja Eesti ruumilise planeeringu küsimustes ja sellest ajast saadik on geograafide arvamust Rail Baltica kulgemise kohast lihtsalt ignoreeritud ja praegusel hetkel me olemegi kaevanud Rail Baltica maakonnaplaneeringute kehtestamise kohtusse, kuna me näeme, et nende keskkonnamõjude hinnangud on täiesti amatöörlikult koostatud ja selle Rail Balticaga kaasneb Eestile väga-väga suur laks meie ökosüsteemidele ja selle ärahoidmise nimel me peame kõik üheskoos tegutsema. Rail Baltica on üks ehe näide, selle protsess on üks ehe näide sellest, kuidas rahva kaasamist teha ei tohi. Ja meie soovime vastupidiselt näidata, et rahva kaasamine tänapäeval digitaalsete vahenditega on ülimalt lihtne. Selleks on vaja oma platvormi, see on meil olemas. Seal osalemine vajab ainult ID-kaarti või mobiilset ID-d ja igaüks on teretulnud andma vastust küsimusele, millist Rail Balticat me tahame või kas me seda üldse tahame. Ja neljanda küsimusena küsimus, kas Eesti rahvas peaks omama suuremat sõnaõigust Eestis toimuvate suurte arenduste kohta. Meie leiame, et Eesti rahvas on piisavalt tark ja haritud selleks, et sellistes aruteludes osaleda. Nii et palun, tulge, andke enda hinnang, kus kohast võiks Rail Baltica kulgeda, kui ta üldse peaks kuskilt Eestis kulgema. Osale Rail Baltica rahvahääletusel! Tule hääletama!